Mu nimi on Kaisi Kesk ja ma tegelen coaching'u, supervisiooni ja koolitamisega. Ma otsustasin metafoorkaartide koolitusele tulla sellepärast, et ma tahtsin enda tööriistakasti rohkem saada tööriistu juurde. Ja see tundus mulle hästi põnev. Minu jaoks kõige kasulikum sellel koolitusel oli see, et kuidas neid kaarte paremini kasutada. Just erinevaid ideid sain sealt juurde. Et ma teadsin, et metafoorikaarte saab kasutada, aga just, et kuidas ja sain hästi palju inspiratsiooni ja sealt sain juba mõtteid edasi arendada, et mis ma saan nendega teha. Kõige kasulikum võib-olla, et millega ma inspiratsiooni sain, et kuidas inimesed saavad ennast tutvustada, et tutvustada ennast läbi selle kaardi. Ka see, et näiteks kui kellelgi on mingisugune väljakutse, et ma just sain kasutada seda grupi supervisioonis, kus saime planeerida järgmist aastat, et kus sa tahad aasta pärast olla. Koolituse jaoks tehtud investeering minu meelest oli hästi tasakaalus sellega, mis ma vastu sain. Ja isegi selles suhtes võib-olla natuke tasakaalust väljas, et ma tundsin, ma sain koolitusel tehtud investeeringust rohkem väärtust, kui ma maksin. Mulle meeldis, et oli hästi väike ja intiimne, tundsin, et oli väga personaalne. Ja just, et kogu aeg sai läbi teha, et see läbi tegemine minu jaoks alati kõige kasulikum, et ma tean, et kui ma teen läbi, et siis see jääb paremini meelde, et ta oli selline 20% teooriat ja 80% praktikat. Mis ma ütleksin neile, kas tulla sinna koolitusele või mitte, ma ütlen, et kindlasti tulla. Et kui on kahe vahel valida, siis kindlasti tulla, et see mööda külge maha ei jookse, et isegi kui olla käinud teistel metafoorikaartide koolitustel, mina olen käinud ka teistel, et siis nad tegelikult nagu nad täiendavad üksteist ja ongi äge näha, mis kõiki võimalusi veel on. Et jällegi avardab maailma, tuletab meelde võib-olla mingeid asju, mida sa tead, aga samas saad ka hästi palju uusi tööriistu ja avastad ka enda kohta palju. Sellist koolitust võiksid vajada kõik inimesed, kes töötavad inimestega, et ma arvan, et see annab hästi palju nendele juurde, et vahet ei ole, kas sa oled coach, superviisor, ma kujutan ette ka karjäärinõustaja, miks mitte terapeut, erinevat valda, kas siis pereterapeut, baariterapeut. See annab hästi hea võimaluse minu jaoks näiteks coachi ja superviisorina, et ma astun tagasi, et ma lasen inimesel rohkem rääkida, et mina ei pea punnitama, vaid tema ise leiab selle loo, mida ta tahab edasi punuda ja need kaardid ja loovad selle hästi suure väärtuse minu jaoks. Kristinat ma iseloomustan, et on hästi vahetu, hästi siiras, hästi tema ise ja hästi soe, et mulle väga meeldis see vastuvõtt, et ta teeb nii personaalselt seda, et siis minu meelest täiega äge. Mis on kõige väljakutsuvam Kristina koolituse juures on see, et tal on nii palju neid pakke ja pärast seda on väga raske valida, millist sa endale tahad. Sest nii palju põnevaid variante on, mida kasutada ja tahaks kõiki neid kasutada ja tahaks kohe kõiki pakke endale saada, et see kõige raskem osa sellest koolitusest.